on esmaspäev, kell on 10 ja minu silmad on paistes ja me siin Eleriniga istume ja mõtleme oma elu mõtte üle järgi, sest et Elerinil on nii palju asju teha ja meil hakkab kell 12 üks loeng, mis kestab mingi 3,5 tundi. Õues on räägiti ilus ilm muidugi, aga siuke nagu veider on veits. Täna suri üks õppejõud, Kalju Komissarov, nii et see on ka päris kurb. Ja puhkarahus, jah. Mu tänane päevaplaan on siis selline, et meil on loeng. Enne seda ma tahaks kuskilt kohvi, sest et ma väsinud. Kell 4 lõpeb ära loeng, siis ma lähen ilmselt museamajja ja siis lähen koori. Mul nohuga veits, ma ei tea, kas te kuulete. Ma olen natuke haige, aga pole hullu midagi. Ja neljapäeval on meil siis oma kultuuriseminar, kus me pidime lugema läbi ühe raamatu, mis oli nagu ainult 70 lehekülge pikk. Mul on mingi 10 lehekülge loetud ja see on lihtsalt täiesti crap, nagu ma ei tee nalja, lihtsalt see on täiesti nagu 10. lehes räägitakse näiteks, et miks mingitel muinasobjektidel või nagu mingitel asjadel on mingid pikad riistad. Lihtsalt nagu ma ei suuda sellist asja lugeda ja see on nagu täiesti... Ja ma isegi ei tea, mis asi see on. Tulin üle pika ja ühika kööki sööma, sest et siin on nii ilus vaade. See on Viljandi järv. Ja siin päike paistab. Võt nii, siin on mu söök. Meil on aeg minna välja. Meil hakkab loeng. Ja ma olen sellised bossid väikse prillidega. Tahtsin just öelda, meil see loeng läbi, aga tegelikult ei saa. Me tulime sealt omavoliselt ära. Ja nüüd Elerin lihtsalt, me mingi 100 aastat ootame teda ja ta unustas oma kindlad ka sinna, siis need läks uuesti tagasi. Ja nüüd ma lähen museamajja, nad lähevad Vilmamajja. Ma ei ole absoluutselt oma kodutööd teinud. Ma olen otsinud Coldplay jaoks sööbimist ja lennupileteid. Läheme juunis Coldplay'le. Võissin täna endale pileti ära. Ma vaatan praegu telefonist oma videosid ja reaalselt nagu eelmisest vlogist on nii palju videosid puudu, sest et arvuti ei leidnud neid videosid ülesse. Sealt on siis puudu see klipp, kuidas ma lõikasin oma vana juhiloa pooleks, sest ma sain uue. Siis on puudu see klipp, kuidas me lugesime stuudios Kaka ja Kevadet. Siis on igast klippe veel, kuidas ma sõidan Petsi autos ja päris palju klippe on puudu. Ma lähen nüüd üle 2 nädala uuesti koori ja kell saab kohe varsti 6, nii et ma pean liikuma. Aga jaa, ma sain oma õe baby showeri video valmis. Seda ma ei saa avalikuks panna, sest et mu õde on hästi siuke, kes ei taha, et teda mingi filmitakse ja et temast oleks mingi videod üleval ja nii et ma pean selle nagu privaatselt panema. Aga jah, ma nüüd lähen koori. Me jääme loengus hiljaks ja täna hommikul juhtus siuke huvitav asi, et hakkasin võikusid tegema meile ja siis tõmbasin kookosõli purgi alla ja nagu oleks seal siis nagu natuke sees või midagi, seal oli terve purk. See oli siis paar päeva tagasi ostetud ja läks kildudeks, läks mulle kätte ja siis me seal koristasime. Hästi vahva oli siuke teistsugune hommik, ma ütleks, et ma tavaliselt sellist asju nagu väga ei tee. Ja siis nüüd me lähme lihtsalt mingisse loengusse, sotsioloogiasse, eile oli 103 tundi, täna on 103 tundi, nii et edu meile. Nii, meie siis hommikul ruttasime loengusse ja nüüd me tulime ära, sest... Me istusime lihtsalt selle telefonis. Ja siis me ei suutnud keskenduda ja see oli nagu reaalselt nii igav lihtsalt. Me lähme nüüd rohelisse oma elu mõtet otsima. Päris hästi läheb sellega. Yes. Ülihead šokolaadiküpsid, võtke kõik, kui te tulete rohelisse, võtke šokolaadiküpsiseid. Ma olen rahvatantsu. Tšau. Ma olen rahvatantsu, Elerin läheb ühikasse. Selver sponsoreerib toiduga ja mina lähen muusikamajja oma Janari projekti tegema. Kell on 11:30 ja ma just lõpetasin oma audioraamatuga ja nüüd ma lähen ühikasse ära. Vaat nii. See on kõigil, ma saan aru saada, mis toimub ja liigume siis edasi. Ma olen nüüd rütmikast tagasi ja hommikul Rasmus käis meil ukse taga ja soovis head naistepäeva ja
tõi autovõtme. Me saame kasutada seda autot 3 tundi, nii me jõuame trennis käia ja värki, nii et aitäh sulle, Rasmus, tõesti. Käisin Rütmikas ja nagu te teate, siis ma olen klassist ainuke tüdruk. Sorry, ma nii imelikus asendis, ma üritan kossi ära võtta. Ma olen siis ainuke tüdruk, 8 kutti ja lihtsalt palun, teeme bingomängu. Mis te arvate, palju mul soovite head naistepäeva? Kui ma oleks teie asemel, pakuks mingi 3 või 5 või midagi, on ju, et keegi ikka soovis. Aga mitte keegi ei soovinud head naistepäeva. Absoluutselt mitte keegi. Nii et päris kena päeva algus on olnud. Sõitsime Bemmiga just. Vaadake ise, kui ei usu. Enam ei saa. Kiirelt pidite vaatama. Meil on mingi mega ilus buss. Vaadake, USB-autod. Hästi palju valgust ja nahkistmed. Eleri. Roosid. Ma saan muku keskusest roosid. Aga kuidas need olukord seal on muidu? Nad olid suht kinni. Küll aga, mis ei ole ilus, on see... Nii, ma olen koju ja siin on mu lemmikkook. Siin jälitusjuustukook. Ja Eleri. Kui hea. Kas on maitsev? See külm on. Selle nimi ongi jääkülm sinelitusjuustukook. Vaadake mu kass. Käri. Ta on lihtsalt mingi ju. Ja armas. Käri. Ütle midagi halba loo juurde. Et sa itsitad nii palju. Ja naistepäeva. Näitab peace side'i. Davai, vaata kus tal lilled on. See raamat, mida ma nüüd vastama lähen, oli 70 lehekülge pikk ja ma lugesin sellest 10 lehekülge ja 8 lehekülge kokkuvõtet, nii et vaatame, mis saab sellest siis. Mingi takso just kütsis mind täis nagu. Siia ma juba püksin ära, aga hästi lahe. Ja. Lähme nüüd uude Ugalasse või noh, mina lähen. Nemad lähevad korterit vaatama, võib-olla meie tulevast, ma ei tea. Aga siin see on. Ma olen juba täpselt 3 tundi hiljaks jäänud oma koolid, sest ma käisin just seminaril ja nüüd... Meil läks nii hästi. Kuidas ma sisse saan siin nagu läbi käik on keelatud? Alt ronima. Jaa, ma ei saagi Ugalasse sisse. Head aega. Ma reaalselt ei saa aru, kust ma sisse pean minema. Nüüd ma ootan Laurat, et koos minna, siis on veits julgem. Sest seisan Ugala ees praegu. Vältige seda, et te nagu hakkate kortsutama. See tuleb muideks, siis teil ongi botoxid vaja, kui te palju kortsutate. Et ikkagi lahke ja silmad on lahti ilusti. Kui te tahate, need võivad sulle uue rühtida. Suured tänu. Ma räägin teile, mis ma tegin täna. Ma käisin teenindajakoolitusel. Ei, ennem käisin seminaril. Ma vastasin hindeliselt ühe raamatule. Jooksin teenindajakoolitusele. Kell 5 lõppes tulin ühikasse. Siis masesin. Ja siis vaatasin 2,5 jutlust suhete teemal. Jaksa rääkis. Ma proovin selle siia alla descriptionisse ka panna need lingid. Nüüd ma lähen Vilma majja, sest Elerin ja Aveli on seal ja nad käisid täna korterit vaatamas. Ja see freaking sobis. Nii et me ilmselt kolime siit varsti minema. Tere õhtupoolikut, kell on 10:30 ja mina asetin ennast valmis, et minna naistepäeva peole. Praegult ma siis puuderdan oma nägu. Ja see puuder siin sees niimoodi loksub, nii et põhimõtteliselt tuleb siit välja. Ja praegult ma ootangi Elerini koju, tegelikult ma saanud juba ammu minna, aga kuna mul on nii töökas elukaaslane, siis ei saa veel, läheb veits aega. Teen samal ajal siis silmameiki, ma räägin teile siis, kuidas me selle korteri leidsime. Kuna Aveli on meil hästi asjalik, siis tema on hästi palju kortereid vaata meil viimasel ajal. Ja sorry, ma vaatan siiast, mul on siin peegel, aga mul on lihtsalt siin peal hea hoida, sest et ma näitan. Mul on läpakas siin. Ja siis ma saan seda nagu veits nagu kõrgemal hoida. Ja siis täna nad käisid vaatamas Eleriniga ja siis nad on paar korda enne käinud, aga neil ei ole sobinud nagu need korterid, mis nad on vaatanud. Seekord neile sobis ja siis ma tahtsin ka üle vaadata. Ja kuna nagu Viljandis lähevad korterid väga-väga kiiresti, siis me pidime suht kohe ära otsustama ja ma käisin ka sisse nüüd õhtul ja tõesti nagu väga siuke armas ja mahume sinna 3 ilusti ära. 1. aprill kolime sisse. Päris süke ootamatu, aga nagu ainus asi, mis meid siin ühikas hoiab, ongi meie naabrid on ju, või nagu mille pärast mul on kahju, kui me ära lähme, et ongi meie naabrid, sest tegelikult nad on meile väga armsaks saanud, aga lihtsalt jah, ma tunnen, et
peame liikuma edasi, sellepärast et minu kõrvad juba väga valutavad kõrvatruppidest ja ma nagu ma ei saa magada, kui mingi pidu käib. Ma ei ole vaata väga palju rääkinud siin viimasel ajal vlogides. Ma ei tea, sest ma olen nagu nii kuidagi järsku nüüd olen mingi hästi endasse tõmbunud ja mingid sündmused toimuvad mu elus ja siis ma ei oska neid seletada ja siis ma olen mingisugune ülemõtleja lihtsalt, aga selline ma juba olen kord. Tegelikult nagu ei ole midagi hullu. Lihtsalt ma ise nagu panustan hästi palju inimsuhetesse ja kui midagi läheb pekki, siis ma nagu tunnen veits nagu ma oleks ise süüdi. Kuigi ma tean, ma ei ole, aga ma lihtsalt olen siuke. Aga aitäh kõigile, kes on muretsenud ja kes on küsinud ja kes on palvetanud mu ees, see on tõesti väga-väga armas teist. Aga huulepulka ma tahtsin küll panna, ma ei tea nüüd millist, mul on siin valikuid. Esimene ja kõige tavalisem, mis ma kasutan, on selline. Teine, mida ma harvemini kasutan, siuke hästi tumepruun. Siis on siuke babydoll toonis, suht heleroosa ma ütleks. Selline tumeroosakam veits. Ja siis selline, mida ma pole reaalselt mitte kunagi kandnud. Ma olen ühe korra seda proovinud, aga nagu kui keegi tahab, siis palun öelge mulle ja lihtsalt võtke see ära, sest ma ostsin selle megalampi. See on nagu selline toon. Ja nagu ma tõesti tegelikult ei kanna siukseid toone. Ma ei tea, miks ma ostsin. Ma arvan, et see oli mul lihtsalt nagu emotsiooni ajal mingi, et ma tahan sellist tooni asja ja siis tegelikult ma ei kanna seda. Ma ei tea, millest panna. Äkki selle või? Ma panen seda. Nüüd ma vist olen valmis. Okei, minu lääts kuivas ära just paremas silmas. Ja Rasmus auto on, seal näed. Ühesõnaga, Rasmus jälle ise pakkus meile autot. Ja kui me ütlesime, et me kolime ära, siis ta ütles niimoodi. Ei, ta ei öelnud ka midagi, siis ta lihtsalt nagu tahtis ära minna. Ja nüüd me läheme siia autosse ja vaatame, kas siin mingi prügikasti taga. Siin lähedal ei ole. Mul on reast siuke nagu hääl, nagu läks mingi hull häda või midagi. Tere vaatajad! On suunda, vasak suunda. Ma ei saa ühtegi minutit ka niimoodi olla, et Helelis ei pläraks mu kõrval. Alati pead ainult kuulama ja nagu sa ei saa lihtsalt rahulikult olla, sest ma kogu aeg mölisen. Ta tahtsin, ma ütleks midagi vaatajatele, aga ma ei saa midagi öeldagi, sest ta plärab. Sa ei saa ükskordki öelda mu vaatajatele midagi või? Ma tahaksin öelda, et oota, ma tean, alati kui mina ütlen midagi, siis tuleb mingi hästi suur tõde välja. Mõtle, mis see kord on. Aga uus tõde on umbes selline, et me kõik sööme rämpstoitu. Fit life, ma ütlen, fat life ja fit life. My fatness, nagu Magnus Jürgens ütleks. Ma arvan, et kõik kuulsid seda lihtsalt. Oota. Pane tugevini. Tõde on see, Ma sain kinni. et me kõik oleme ükskord elus, et me kõik oleme ükskord elus pannud ukse niimoodi kinni, et see ei lähe täiesti kinni. Autoukse. Aga siis jälle naerab pime öö, pole suunda. Helerin näpib mu juukseid, nii vallatud on need. Mingi kärsahais on juures. Väisevad. Mõnus. Käkka. Kui me Heleriniga klubis käime, siis ta vigastab mind. Mis sa teed? Ma alati ütlen, et jaa, pange sibulat, aga ma ei taha seda, siis ma viskan välja sulle nüüd. Mis sa teed? No mis sa ära teed? Ma hoian sulle. See poiss on nüüd seal. Kuulab üksinda gangsterräppi. No välja nagu Vaido Neegoos veits. Siis on nagu kõrvad väljas ja nagu juuksed pole näha. Ma vaatan seda mitte. Mis kõigist teed? See on siis näppis. Appi see mida teed? Nii rõve. See on sinu käsi. Minu käsi või? Tere hommikust, kell on 9:43 ja mina olen täiesti üleval ja ma lähen loengusse ja ma sain ennast just riidesse mega rutust, ma sain aru, et mul hakkab 10:00, mitte 10:15. Nüüd ma olen stuudios ja mängin klaverit ja mul on siin lihapirukas, mis ma hommikul ostsin ja vesi. Mu õppejõud ütles, et Helelisel on juba juhe ammu nii koos, et ta ei saa vist midagi enam aru, siis ma olin mingi Nii et siis me lõpetasime tunni ära ja nüüd ma harjutan klaverit, sest ma pole seda absoluutselt vahepeal teinud ja mul on 3:30 klavertund. Sinu nimi oleks raamatus kirjas. Kui sa ei ole, siis sa võid salaja joosta nüüd
ja panna ennast kirja seal. aga tulin Eeva ja Liiviga siia ja see on nagu täiesti hipster korter, see on täpselt nagu Anette Palmiku korter. Nagu lihtsalt palun vaadake seda, kui teil on kunagi vaja Viljandis ööbida, siis kui meie korterisse ei mahu tulevasse, siis te tulete siia. Liivi proovib enda sobivat habet. Veits psühhone välja. Hästi natukene. Täitsa õige. See on mõne tõsiväeli. Läheb poodi. Raha ka pole. Ei tea. Lõpeta ära, sa oled lollaka. Ei, ma ei olnud kotti. Nagu te näete, pole mitte midagi jõudnud sirgendada. Siuke vallatu lokk mul siin ees. Tere kena hommikut siis siit suvisest Viljandi linnast, see on reporter Helelis Päike ja tänane ilmaprognoos on siis siuke, et maks rõve ilm lihtsalt, uduvihm. Nii et kui ma juuksed ära sirgendan ja tulen välja, mul on paal juba lahti, Elerin, hoia seda. Nii, ja siis see on nüüd kinni ja siis 2 minuti pärast tulevad uuesti lahti, sest need on Nike'd. Ma ostsin šokolaadiküpsiseid on ju, 2 tükki, tellisin pannkoogi. Nüüd siin laate. Spelta helbepuder. See ei ole isegi mingi kaerapuder, vaid see Spelta helbepuder. Ära sega, ma teen kivaleid praegu. Vaadake, kui ilus see on. Vaadake, kui ilus see kõik on meil siin. Elerin, kuidas kommenteerid? Väga hipster. Kuusepuu. Kuusepuu, siin näljad on suuks. Hõissa Toming. Ma ei tea, mida ma tegin. Mingi baaride laul käib, kõik tantsivad baaris. Ja siin oleme meie. Hästi lähe. Kas seda ööd vlogiti, kus te jälle öösel unes rääkisite? Selge. Aga siin oli siis staarreporter Siibak Alo TV-s kahjuks ja me väga palume, palun saatke raha, me tahaks mikrofone osta. Et see tegelikult ei ole mikrofon, aga see teeb oma töö ära. Igatahes aitäh teile ja võib-olla veel viimased sõnad, mida soovite öelda kuulajatele, vaatajatele, meie lugude kuulajatele, vaatajatele. Hõissa Toming, ma ei tea. Ja mina veel ütleks, et täna on väljas olnud väga hall ilm, aga tuju on niisugune, et tahaks laulda. Me nüüd lähme esimest korda Viljandis olles kirikusse, mina vähemalt pühapäeval. Ja me jääme hiljaks, aga pole hullu. Ma arvan, et kuskil 5 mitte milleks. Kui Jumal kutsub tegema midagi suurt, siis paratamatult on vaja rohkem teha. Ja siis on vaja rohkem koristada. Seda tegevust on rohkem. Ma tean, see pilt on. Kõik on õige rõõm. Saada. Ma jäin mingi 3:45 ajal magama ja kell on 7 nüüd. Ja ma lihtsalt magaks veel mingi 5 tundi, sest et ma olen nii väsinud sellest pulmast. Ma ilmselt täna midagi põnevat ei tee, ma võib-olla mingi praegu pelmeen endal on ja. Ma olen jälle nohu. No ma ei või. No miks?
no miks on nohu. Aga igal juhul, mida ma ootan uuest nädalast, on see, et meil on 18 Nuga lavapidu, onju. Terve õhtu ja öö oleme seal tööl. Uue nädal on mul veel kokteilikoolitus ja veinikoolitus. Aga ma saan minna reedel Tartusse, mis on lihtsalt awesome. Siis ma tulen laupäeval on ju tööle ja pühapäeval tulen tagasi Tartusse. Ja ma peakski piletid ära ostma tegelikult. Ma tahaks nii väga juba Tartusse oma sõprade juurde. Ja homme läheb Elerin ära. Ta läheb reisile. Ma veits veel lebotan. Ja siis ma teen süüa ja siis ma uuesti lebotan. Kusjuures ma olen hakanud päevikut kirjutama. Ma loodan, et ma nüüd nagu teen seda konstantselt. Ja ma pole kindel. Vähemalt üritan. Iga päeva kohta ma kirjutan. Vot, aga aitäh teile, et seda vaatate. Ja ma lõpetan täna positiivse noodi, sest tegelikult on kõik hästi ja tegelikult elu on ilus ja ei ole põhjust vingumiseks. Olgu tublid ja magage hästi palju, sest et mulle meeldib hästi palju magada. Näeme siis juba uuel esmaspäeval. Davai, tšau!